hommikut kõigile, mul on rõõm olla siin koos Keiga ja rääkida sellisest põnevast asjast nagu vibe koodimine. Ma küsisin siin kommentaaris ka, et kas sa oled juba midagi vibe koodinud või esimest korda alles kuuled. Ja Ulvi vastab siin, et tema on kaugelt midagi kuulnud. Nii et Kei, me peame ikkagi väikese sissejuhatuse vist tegema, et mis asi see vibe koodimine on ju. Aga hästi suur rõõm on sind, Kei, siin näha, tervitada ja rääkida siis sellisest uuest põnevast lainest, mis vallutab maailma. Ja tere minu poolt ka, tere hommikust ja hea meelega räägin sellest, mis on vibe koodimine. Ma tean, et neid üritusi on teil siin õpiampse olnud juba sel teemal ka, aga ma täna siis räägin pigem nagu sellest kandist natuke, et miks see oskus üldse oluline on, mida see siis tegelikult päris elus sinu jaoks tähendab, kui sa seda oskad või ei oska. Ja kuna vibe koodimisest rääkimine on alati nii, et sa pead seda tegelikult ise proovima või vähemalt nägema, siis ma proovin mahutada siia sellesse poolde tundi seda ka, et ma natuke näitan ka, kuidas mina vibe koodin ja mis ma hiljuti ise endale ehitasin sellise tööriista, mis on vajalik. Aga kuidas sa ütled ühe lausega, mis asi see vibe koodimine on? Vibe koodimine on AI abil tarkvara loomine ehk siis, et tegelikult see tähendab seda, et sa lood tarkvara ja tarkvara on kõik veebilehed, rakendused, tööriistad, eks see kõik tegelikult on kood ja tarkvara, kõik need äpid, mida sa kasutad, on tarkvara ja täna on siis võimalik AI abil vastavaid tööriistu kasutades ise sellist tarkvara luua. Lihtsamad asjad ongi sellised lihtsalt veebilehed või maandumislehed. Inimesed teevad ka päris keerulisi rakendusi ja tavaliselt kogemus näitab seda, et kui sa juba vibe koodima hakkad ja ühe lihtsa rakenduse valmis teed, siis tavaliselt tuleb sul sinna juurde hästi palju featuuride ideid, nii et lõpuks sa jõuad sinna, et sul on mingisugune päris mahukas rakendus valmis tehtud. Ehk siis piire tegelikult ei ole. Sa saad alustada hästi lihtsatest asjadest, aga jõuda välja päris keeruliste asjadeni. Ehk siis põhimõtteliselt sa teed sama, mida teevad tarkvaraarendajad, aga ilma, et sa üldse koodist midagi teaksid. Ja siin on... Räägi natuke enda taustast, et kuidas sina sinna jõudsid, et nüüd kindlasti kõik mõtlevad, et sina oledki see programmeerija ja nüüd räägid sellest nagu hästi enesekindlalt, aga räägi natuke enda taustast, kuidas sina jõudsid selle vibe koodimiseni ja mis sinu taust on? Ja minu taust on tegelikult hoopis personalivaldkonnas. Ma olen tegelenud värbamisega, ma olen asutanud sellise startup'i nagu GoWorkabit ja seal tegelesin peamiselt müügi, turunduse, värbamisega, sellega, et kuidas ja mida me teeme. Ehk siis ma tegelikult olen küll tarkvaraettevõtetes töötanud, aga alati seal inimeste poole peal ja tarkvara tegemisest ja koodist nii palju ma tean, kui mul oli vaja värbajana kunagi teada, et ma saaks aru, et kui ma värban neid tarkvaraarendajaid. Aga ma olen päriselt nagu täiesti tehnika võõras selles suhtes, et mul ei ole mingit tehnilist tausta ja ma alustasin umbes aasta tagasi, nii et ma ei saanud mitte midagi aru. Ja täna ka ei saa pooltest asjadest aru, et kui ma võtan koodi ja failid lahti, mida tegelikult Loverbody'sse saad ka näha, et kus see kood siis on, mis selle tarkvara teeb, mida sa teed, siis on üksikud kohad, millest ma juba aru saan. Ja tore on ka see, et ma olen AI abil ju õppinud erinevaid asju ja ma olen 2 korral proovinud seda teha, et ütlen AI mõnele mudelile, et õpeta mulle natuke seda syntaksit ja et mis see kood täpselt tähendab ja kuidas seda tehakse. Ja mõlemal korral ma olen saanud aru, et ei, vara veel, ma ei taha teada. Et võib-olla ma jõuan kunagi sinna, et ma oskan koodi paremini lugeda vähemalt, aga täna veel mitte. Ja mis oli esimene rakendus, mida sina tegid? Mäletad sa? Jaa, ma olen teinud tänaseks, ma ei tea, 15, 20, võib-olla isegi rohkem ja kõik nad ei ole jõudnud üldse lõpuni ja kõik ei peagi jõudma lõpuni. Aga see esimene rakendus tegelikult, mida ma mõtlesin eelmise aasta alguses, kui ma alustasin üldse seda teekonda, oli see, et kuna ma olen taustalt HR-ist tulnud ja viimati töötasin sellega, et kuidas inimesed õpivad oma töökohas, siis ma mõtlesin, et AI aitab nüüd lahendada mingeid asju, mida varem ei olnud võimalik. Ehk siis näiteks, et on selline äpp, mis genereerib sulle sinu kontekstile vajalikke situatsioone, mida sa siis näiteks lahendad ja treenid nii näiteks kriitilist mõtlemist või loovat mõtlemist või midagi sellist. Et see oli minu esimene äpi idee ja ma hakkasin seda tegema umbes aasta tagasi kasutades Lovably, mida me täna kõik kasutame. Ja need tööriistad olid väga kehvad, ma jäin väga hätta, seal oli nii palju vigu ja ma ikkagi ühe korra andsin alla ja palkasin endale Indiast arendajate tiimi. Ja kui me olime poole peale jõudnud, siis nad tegid väga head tööd, aga nad ei osanud teha disaini, mis mulle meeldis. Ja siis ma proovisin lihtsalt, et ma teen Lovably'ga disaini korra ise ja siis annan neile selle nagu näiteks.
ja tegelikult siis sel hetkel oli Lavapõll juba nii hea, et sellel ajal, kui nemad olid 4 päeva ühel India suurel puhkusel või sellisel, et nad ei teinud midagi seal 4 päeva, siis kui nad tagasi tulid, mul oli see rakendus valmis, sai sisse logida, kõik töötas, ma saatsin neile lingi ja nad lihtsalt ütlesid mulle selle peale, et we love your energy et ühesõnaga sel hetkel ma sain aru, et okei, nüüd ma saan hakkama ja täna on need tööriistad väga-väga head. Nad teevad päris vähe vigu juba, nii et kui ma workshopides näitan, et kuidas parandada vigu, siis ma ootan seda hetke, kus neid vigu tuleb et näidata, et kui see punane suur veateade kuskile tuleb, et mis siis sellega teha. Ehk siis jah, aastaga on need tööriistad väga-väga palju arenenud. Väga lahe. Et praegu on just hea aeg on ju pardale hüpata siis. Absoluutselt, täpselt. Jah, teie ei pea nagu nii palju vaeva nägema ja jah, ühesõnaga lihtsam on. Tekkis see küsimus veel, et sa hakkasid ise tegema, on ju, siis sa võtsid arendajad, et kas sa oskad näiteks mingi öelda sellise äpi 2 sellist võrdlusnumbrit, et 1 versus see, kui sa ise arendad seda Lovapalliga ja nüüd teine, palju see maksma läheks, kui sa telliksid siis arendustiimi sinna taha? Jaa, see oli hästi lihtne äpp, sest me leppisimegi kokku, et me teeme selle kõige lihtsama esimese versiooni, et kus ei ole mingit imefeatuure, vaid et see äpp põhimõtteliselt teebki nii, et sa saad seal 3 erineva asja vahel valida, mida sa õppida tahad ja siis ta genereerib sulle sina nagu mingi olukorra ja siis sina sinnasamma trükid selle, et kuidas sina selle lahendaksid ja siis see AI annab sulle tagasisidet ja nagu põhimõtteliselt toetab sind sellel õpiteel, aga hästi lihtne versioon. Ja ma tean täpselt, palju see maksis, sest ma maksin 1200 eurot selle eest ja Arendajatele? Jah, arendajatele. 1200 oli selle hind ja see on tegelikult odav võrreldes sellega, mis Eestis näiteks või kuskilt mujalt kui tellides. Ja see ajaraam oli see, et nad ütlesid, et umbes 4-5 nädalat läheb selleks aega, et see päriselt nagu valmis saada ja töösse saada. Mina tegin selle ise siis põhimõtteliselt sellel 4 päeva jooksul, kui nemad ära olid valmis ja Lavapalli krediiti läks mul äkki mingisugune 20 eurot, 25 võib-olla. Ehk siis see vahe on meeletu, kui tellida täna veebilehti. Täna mul oli just töötoas üks naine, kes oli tellinud endale veebilehe agentuurist ja maksnud selle eest 4500 ja see veebileht ei töötanud hästi ka veel peale kauba. Ta oli küll väga ilus, väga ägeda disainiga, aga inimesed ei taha scrollida ja disaini vaadata, vaid nad tahavad šampooni osta sealt lehelt. Ehk siis ta tegi minu töötoas tunni ajaga endale parema versiooni. Nii et me oleme jõudnud sellesse aega ja tõesti nagu mitte viimane aeg, aga selles mõttes kindlasti on õige aeg praegu rohkem lähemalt aru saada, mis asi see vibe codimine on, sest et see juba aitab nagu sul endal väikeettevõtjana lihtsalt oma äri nagu arendada ja kasvatada sellise väikese eelarve ja väikeste ajakuludega, on ju. Jaa, absoluutselt. Just. Ja, aga näita, mis sa tahtsid näidata ja siis ma tahaks väga rääkida ka sellest õpiprogrammist veel, mis teil on Jaanikaga praegu käimas juba, et küsida, kuidas sinul tunne on, kuidas läheb ja mis inimesed on teinud. Ja siis tutvustada seda uut võimalust ka, mis nüüd 29. jaanuaril stardib uuesti üks grupp. Jaa, tead, ma mõtlesin lihtsalt, et kuna siin inimesed on koos, ma ise ei näe neid inimesi siin hetkel, ma ei tea, kui palju neid on, aga et ma lihtsalt korra alustan natukene nagu sealt kaugemalt, et kuna see on nagu südamelähedane teema, seda palju küsitakse, et ma sissejuhatuseks tahaks teile paari asja lihtsalt näidata ja ma näitan siit oma arvutist lihtsalt kannvast paari slaidi. Ehk siis, et kõigepealt üks küsimus, mida hästi palju küsitakse tööturul ja inimesed on segaduses täna, on see, et mis see AI kirjaoskus siis tegelikult on ja kuidas vibe koodimine sellega üldse kokku läheb. Ja AI kirjaoskus täna ei ole see, kui sa oskad lihtsalt chatbotiga vestelda või sa oskad mingisuguse pildi või videogeneraatoriga teha ägedaid loomapilte või videosid. See võib olla selle osa, aga see ei ole kõik. AI kirjaoskus, vaata, kas ma saan selle veel väiksemaks teha kuskile. AI kirjaoskus. Kõrvale panna mind kuhugi. Jah, ma panen selle siia üles. Meil on Facebookis on vaata ülekanne, sellepärast sa ei näe inimesi, et praegu on 53 vaatajat. Väga vahva. Ehk siis, et selliste äppide eraldi kasutamine, lihtsalt chatbotiga chatimine on väga vahva, aga see ei ole tegelikult see, mida tööturul oodatakse. Tööturul oodatakse seda, et sul on võimekus valida, kombineerida ja kasutada õigeid AI tööriistu selleks, et mingeid päris probleeme lahendada. Ehk siis, et kui sa lihtsalt oskad erinevaid äppe korra kasutada, et proovinud, see on väga vahva ja see on väga kasulik, et sa saaksid aru, mis võimalik on. Aga see AI kirjaoskus tähendab seda, et sa oskad neid kasutada, et päris probleeme lahendada. Ehk siis, et kui tööturul
minu käest värbajad küsivad, et mis on see küsimus, mis ma peaksin küsima, et aru saada, kas inimene AI-d oskab kasutada või mitte. See küsimus on see, et milline on reaalne tööalane probleem või väljakutse, mille sa hiljuti lahendasid, kasutades AI tööriistu, milliseid sa kasutasid ja miks, kuidas sa seda lahendasid, mis välja tuli, kas oli midagi, mingid tööriistad, mille sa vahetasid näiteks välja. Ehk siis, et see on see koht, kus siis tegelikult efektiivsus tuleb ja lõpuks see kasu tuleb, on see, et me teeme päriselt kasulikku asju AI-ga, mitte niisama ei chati või genereeri pilte. Ja sellega seotud on üks hästi tore tsitaat Karl Kangurilt ühes podcastis ta seda ütles ja minu meelest väga hästi sobib kokku võtma seda, kui inimesed ütlevad, et ma olen seda AI-d kasutanud küll, aga tegelikult ta on rumal ja tegelikult ta ei ole abiks. See sisend, mis sa AI-le annad, peab olema hea, läbimõeldud ja sa pead vaeva nägema, et saada head tulemust. Ehk siis Karl Kangur ütles, et shit in, shit out, ütleb ta nendele inimestele. Kui sa lihtsalt ütled väga sellise keskpärase prompti, et ole minu turundusjuht ja tee mulle turundusplaan, siis sealt ei tulegi midagi head. Sa pead vaeva nägema, et ette valmistada see, et mille jaoks seda turundusplaani vaja on, kus sa seda kasutad, kes on su sihtgrupp, ehk siis see sisend peab olema piisavalt hea ja siis sa saad ka piisavalt hea väljundi. Ja ma just eile, mul taustaks hommikuti käib hommikutelevisioon ja ma mitu korda tähele pannud seal, et saatejuhid arutavad sel teemal ja toovad näiteid sellest, kui rumal AI on. Ehk siis, et jah, et seda ta ei osanud ja see oli naljakas ja siis ta seal hallutseneeris. Ja see on täpselt seesama olukord, on ju, et oleneb, millist tööriista sa kasutad ja mille jaoks ja kui õigesti sa seda oskad kasutada. Ja täna mul on tunne, et inimesed jagunevadki nagu kahte leeri või kahte paati. Ühed on siis need, kes otsivad neid kohti, kus AI väga hästi hakkama ei saa ja neid kohti on, absoluutselt on ja keskenduvad sellele, jagavad neid. Ja siis teen ma lahti LinkedIni ja ma näen mingit sellist postitust, kus 2 Rootsi tüüpi on teinud Lovably'ga AI neid asju kasutades ära, mida AI väga hästi oskab, et oskab täna tarkvara kirjutada väga hästi ja on jõudnud põhimõtteliselt 9 kuuga peaaegu 1 miljoni käibeni, teevad ägedaid asju, teevad oma tööd lihtsamaks. Ehk siis kummas paadis sa täna tahad olla? Kas sa tahad olla see 5. klassi laps, kes narrib seda tarka poissi, kes on matemaatikas väga hea, aga kunstiõpetuses ei tule asjad välja? Või sa umbes, et otsid AI puhul selliseid kohti või sa tahad olla see, kes kasutab ära AI võimekust täna, keskendub sellele osale ja teeb mingeid ägedaid asju ja saab selliseid asju jagada. No, ma loodan, et täna kõik, kes on siia tulnud kuulama ja vaatama, on sellest huvitatud sellest osast, mida AI-ga täna ära saab teha, mis on nagu äge ja mida AI väga hästi juba oskab. Lihtsalt selleks, et teile nagu näidata, kui suur see maailm on, siis see vibe koodimine ei ole mingisugune väike, et mingi grupp inimesi kuskil hakkas midagi tegema, vaid see on väga-väga kiiresti kasvav valdkond ja Lovable on ainult üks väga-väga paljudest tööriistadest, mida kasutatakse täna vibe koodimisel ja sai aastaga üle 8 miljoni kasutaja. Ja täna Lovable'iga tehakse rohkem kui 100 000 uut projekti iga päev. Ehk siis väga-väga palju kasutajaid vibe koodib täna üle kogu maailma ja neid tööriistu on väga erinevaid ja väga palju. Ja kui te küsite, et kes need vibe koodijad siis on või et kuidas see siis tööturgu muudab või miks see oluline on, siis täna jagunevad vibe koodijad 3 gruppi. Ühed on ettevõtjad, kes ehitavad oma toodet. Nii nagu mina seda esimest äppi hakkasin ehitama, et mul oli mõte, et ma teen mingi ägeda äppi ja hakkan seda müüma siis nendele inimestele, kes tahaks seda kasutada. Startupid, kes teevad oma startup'i ja tahavad valideerida seda esimest ideed, et siis enam ei pea minema kuskile PowerPointiga seletama, mis sa teha tahad, vaid sa vibe koodid selle asja põhimõtteliselt valmis ja lähed ja näitad seda kasutajatele, palud neil kasutada ja saad tagasisidet, teed seda asja järjest paremaks. Ehk siis ettevõtjad, oma toodet, kes tahavad müüa. Teine osa, mis on järjest suurem ja järjest rohkem kasvav ja millele vibe koodimise tööriistad loojad hästi palju täna rõhku panevad, on spetsialistid oma töökohas. Ehk siis täna tootejuhid teevad prototüüpe
uusi featuure. Ma olen ise kohtunud Bolti tootejuhtidega, kes räägivad seda ka, et nad täna kõik oma sisemised tööriistad vibecode'ivad, aga tegelikult saab ka teha seda, et kui tuleb klientidelt mingisugune soov või idee, et sa teed sellise kiire prototüübi ja isegi kliendiga korra proovid selle läbi, et kas see on täpselt see, mida sa tahtsid, ja siis läheb alles näiteks arendusse see. Vibecode'ijad teevad ka seda, et nad põhimõtteliselt, kui on mingi koosolek klientidega, paneme paika, et mis see meie skoop on, mida te tahate, et me teile teeme, siis sellesama koosoleku jooksul on võimalus esimene versioon põhimõtteliselt sul valmis vibecode'ida ja juba kliendile näidata, et kas sa mõtlesid midagi sellist. Ehk siis, et see oskus tööturul on erinevate positsioonide puhul juba täna väga-väga hinnas. Ma LinkedInis näen väga palju töökuulutusi, kus vibecode'imine on üks oskusi, mida otsitakse. Ja mul on hästi tore lugu mu enda workshopist ka üks tuttav, kes mul käis seal, kes otsis parasjagu tööd ka tootejuhina, ütles, et peale seda workshopi ta kandideerides tegi kodutöö, anti neile, et nad välja mõtleks mingi lahenduse ja ta tegi selle lahenduse Lovably'ga ja näitas seda lahendust nagu põhimõtteliselt laivis versus see, et teised kandidaadid näitasid seda kuskil joonise peal ja tema on täna seal tööl. Ehk siis, et see tegelikult annab eelise ja seda oskust järjest rohkem tahetakse tööturul. Ja kolmas grupp on siis sellised hobiheited ja see võib kombineerida ka, et sa võid tööl kasutada ühte asja ja siis kodus teha hobiks endale erinevaid äppe ka. Et see on see, mida ma tahtsin teiega jagada, et kui suur see valdkond tegelikult on ja miks see oluline on. Ja kuigi mul on siia pandud ka mõned näited, mida mu töötubades on tehtud, siis ma tegelikult tahaks siinkohal korra näidata teile Lovably'i, et aega jõuda. Ja lihtsalt näidata teile siis, kuidas see AI abil tarkvara loomine käib. Lovably on selline tööriist ja kõik vibecode'imise tööriistad algavad sellest, et sul on üks chatbox siin, nii nagu chati äppidelgi, mis küsib sult, et mida sa tahad täna ehitada. See, mida sa tahad ehitada, inimestel on palju ideid ja ma soovitan alati need alguses korra läbi arutada mõne keelemudeliga. Üks asi, mis te tänasest õpiampsust kindlasti saate ja mida ma tahtsin teile näidata, on väga kasulik, on see, et lisaks ilmselt te kasutate ChatGPT-d paljud ja see on kõige rohkem levinud, aga ma sellest eelmise veebikooli programmi grupiga me oleme jõudnud umbes poole peale ja ma alguses soovitasin sellist äppi nagu Manus IM on see aadress, kuhu te peate minema. Nad olid väga tundmatud seni, kuni mõned nädalad tagasi Meta nad ära ostis. Aga kõik need inimesed, kes on mul seal eelmises programmis seekord ütlesid, et vau, et ma ChatGPT-ga tegin prompti ja siis ei saanud head tulemust, aga kui ma Manuselt küsisin, siis Manus on palju-palju parem, et miks keegi varem ei ole seda soovitanud. Ehk siis ma soovitan teile Manus IM-i korra järgi proovida ja üleüldiselt seda ka, et katsetage erinevaid asju, et ärge jääge võib-olla ainult ChatGPT juurde pidama või Claude'i juurde pidama. Et iga keelemudel on mingis asjas hea, mingis asjas võib olla kehv ja hea on neid kombineerida ja teada seda, et millised mudelid mille jaoks kõige paremad on. Üks asi veel siia vahele see, et mida ma palju kuulen nende suust eriti, kes ütlevad, et AI on rumal, et kui te mingit sellist keerulisemat ülesannet teete või tahate mingit uurimust teha või mingit suuri dokumente, siis mida aeglasem AI mudel on, ehk siis thinking või reasoning mudel, seda paremat tulemust ta teeb. Ehk siis ChatGPT kõige kiirem mudel, mis on vist 4.1 praegu, mis murdosa sekundiga sulle juba kuvab su vastuse, ei saagi olla põhjalik ja ei saagi teha niimoodi, et ta vigu ei teeks. Ehk siis, et mida pikemalt mudel mõtleb ja Manus tavaliselt võtab päris palju aega, alguses lausa 8 minutit mingite ülesannete jaoks, seda parem ta on ja seda vähem vigu ta teeb. Ehk siis, et kui sa oled jõudnud sinnamaani, et sa oled nagu endale paika loksutanud mõne mudeliga selle, et mis sa tahad ehitada, siis siia peaks selle esimese prompti kirjutama. Ja mina tegin natuke eeltööd eile ära ja ma päriselt tahan teile näidata, kuidas ma ehitasin ühe sellise CRM-i endale päriselt ka mõni nädal tagasi, kui ma sain aru, et mul on palju kliente erinevates kanalites, keegi suhtleb minuga LinkedInis, keegi e-mailis, keegi kuskil Messengeris saadab mulle mingisuguseid teateid, et hei, et tule tee meile ka töötuba. Et ma tahaks kõik selle info ühte kohta panna, aga tänased sellised kliendi haldustarkvarad eeldavad seda, et ma ise neid asju sisestaks sinna ja ma ei taha sisestada ja trükkida neid asju. Ehk siis ma mõtlesin, et ma tahan teha sellise kliendi haldustarkvara hästi lihtsa,
kuhu ma teen screenshot'i kas LinkedIni sõnumist, emailist, mis iganes kohas mul see sõnum on, kus see info on, annan talle selle ja ta ise täidab need väljad ja mina lihtsalt ainult kinnitan selliseid asju. Ehk siis ma ütlesin talle, et mida ma tahan ehitada, siis ma kirjutan seda, et mis ma tahan, et seal äpis juhtuks, ehk siis, et mina lohistan sinna screenshot'i, tema siis analüüsib seda ai-ga ja siis ma saan kõike välja muuta ka ja kõik asjad on kohe näha ja disaini ja värvi ja fondid ma tahan, et ta võtab minu uuelt kodulehelt, mille ma muide tegin ka 2 tunniga siin üleeile eestikeelse uue kodulehe endale ai abiga. Ehk siis ma panen selle esimese prompti ja see prompt on, noh, see on oluline koht tegelikult alati, aga seda me seal pikemas programmis õpetame ka, et mis seal promptis oluline on. Aga ma täna teile teen sellise lihtsa asja ja üsna lühike prompt on ka. Ja nüüd, mida Lovable teeb, on see, et ta mõtleb läbi, ta küsib siin mõned lisaküsimused ka ja teeb kõigepealt plaani. Alguses ta alati kiidab ka, et oi, see on väga lahe projekt. Ja ta vaatab kõigepealt seda minu kodulehte ja vaatab sealt seda, et milline see disain on ja mis see plaan on. Ehk siis see planeerimise osa on tegelikult kõigil nendel tööriistadel läinud paremaks. Vanasti nad hakkasid kohe ehitama ja siis tuli päris palju vigu. Ja see on alati kõigi asjade puhul, et see planeerimise osa on täpselt see shit in, shit out, et kui te planeerite hästi, valmistate hästi ette, saate ise väga selgelt aru, mis te teha tahate, siis see tulemus on ka kindlasti parem. Nii, seni kuni ta siin ehitab, ma ei tea, Marika, kas on mõned küsimused äkki kuskil tekkinud või mida ma saan veel äkki jagada selle kohta? Ta natuke siin, ahah, juba siin midagi muidugi kuvab. Ja meil praegu küsimusi otseselt ei ole, inimesed on jaganud, kes osalevad juba selles õpiprogrammis, mida te Jaanikaga teete, on jaganud, mida nad juba loonud on, et nagu üliäge tõesti. Siit ta siis küsibki põhimõtteliselt üle ja ma ütlen, et ma tegelikult tahan anda nagu talle kõike seda, mis ta siin ja ma tahan näha siis sellist lihtsat asja hetkel. Me võib-olla ka nii tore eraldi. see Lavapõlil see asi, et ta nüüd ise nagu mõtleb sinuga kaasa ja teeb väikse küsimuse sulle veel enne, kui hakkab looma. Jah, et ta natuke on nagu rohkem sellise tootejuhi rollis, et kui ta veel mõned kuud tagasi oli sellises rollis, et jaa, väga tore mõte, ma hakkan siin kohe ehitama, ehitasin sulle valmis ja tihtipeale juhtus nii, et ma tegelikult seda ei tahtnudki ehitada, siis nüüd ta esiteks küsib üle asju, mis on väga mõistlik, mille peale sa võib-olla ise ei ole tulnud ja teiseks ta teeb sulle ka sellise plaani. Ja mis on veel väga tore, on see, et ta täna töötab, ma täna ka teen seda eesti keeles, et ma järjest rohkem ise ka tunnen, et ma lähen üle eesti keelele, sest veel mõned kuud tagasi eesti keeles ei olnud väga hästi võimalik vibe koodida, aga täna juba on. Ja siin ta siis, see on see Lovable'i vaade, mida sa tavaliselt siis näed ja see ongi see tööriist, ehk siis, et siin on see chati osa, kus ta küsib küsimusi ja sina vastad või sina ütled, mis sa tahad juurde ehitada ja siia kohe, kui ta midagi valmis ehitab, siis tekib see koht, kus sa seda äppi päriselt näed ja saad kohe siis vaadata, et mis töötab ja mis ei tööta. Neid vibe koodimise tööriistu on erinevaid, osad ongi siis sellised nagu Lovable, mis on hästi hea, sest siin on kõik asjad sees. Siin see kood tekib siia, su andmebaas tekib siia samma, sa näed seda äppi siinsamas, sa saad selle avaldada ja seda linki oma sõbraga jagada põhimõtteliselt kohe, kui see valmis on tunni aja pärast, kõik sõbrad saavad kasutada. Ja siis on teine tüüp vibe koodimise tööriistu, mis on selline, et sa pead erinevaid asju ise ühendama, natuke keerulisem. Nii kui ta siin mõtleb, ma näiteks näitan teile, kuidas näeb välja kursor Claude Code'iga, ei ole selline, et vau, et tahaks seda kohe kasutama hakata, aga on väga-väga võimekas ja väga hea tööriist tegelikult. Ja seal vibe koodimise programmis ja workshopides ka me alustame Lovable'ist, kõik korra proovivad Lovable'i läbi, et aru saada, kuidas üks vibe koodimine käib, kus on kood, mis asjad seal olulised on ja siis tegelikult jõuavad kõik lõpuks sinnani, et okei, et mis need järgmised tööriistad on ja hakkavad kasutama Claude Code'i või midagi sellist. Ehk siis, et see maailm on suur ja lai. Just Krista küsiski sellise küsimuse ja ma tõesti õhutan, et küsige, praegu on hea võimalus siin hommikul kohe laivis Kei käest küsida, kellel on nii palju kogemust selles valdkonnas. Aga Krista küsis, et kui tahta ehitada, mul siin küsimus kadus käest ära, kas see oli äkki kalkulaator, et kui tahad ehitada broneerimissüsteemi, kas kasutada selleks Lovable'i või pigem Claude'i?
See on selline küsimus, et ma kasutaks mõlemat. Mida ma täna teen ja mida ma tegin ka nii kaua, kui ta siin mõtleb ja vahel ta mõtleb nii kauem ja vahel vähem ja vahel ei tööta üldse. Mul oli Äripäeva väga tähtis IT-konverents eelmine aasta, kus Lavepeal üldse ei teinud midagi, et see demo ei tulnudki välja. Aga tegelikult on nii, et ma täna kasutan mõlemat. Mida ma teen ja seesama CRM, mida ma praegu teile näitan, on mul päriselt olemas, on ju, ühe korra olen seda juba teinud. Mida ma teen, on see, et ma teen disaini tihtipeale Lavepealis. Ehk siis, et Lavepeal on disainis väga-väga hea, palju parem kui Claude Code lihtsalt nii, et kui sa ütled talle, et teeme midagi. Ehk siis ma teen disaini koodi siin valmis ja võtan selle ja lähen siis mingisse teise tööriista üle selle koodiga ja ma ütleks, et Lavepeal on disainis ja selles, et kuidas mingi asi välja näeb, et kiiresti siin asju muuta on väga-väga hea. Täna see tööriist ise on mul näiteks siin, mis on mu lokaalses arvutis, see ei ole enam Lavepealis, aga see on see päris tööriist. Kõiki tääbe ei saa teile näidata, siin natuke tundlikku infot ka, aga näiteks see on see eventide kalendrivaade, mis on nagu päriselt need workshopid, mis on mul tulemas. Ma saan siit dashboardit vaadata kõik oma käivet, kõik oma diilide all vaadata ja tegelikult ta töötabki täpselt nii, et ma screenshot'i lihtsalt copy pastin siia ja ta võtab selle info kõik sealt ise. Ehk mul päriselt oli sellist tööriista vaja. Ja selle alguse ma tegin samamoodi Lavepealis, sest ma tahtsin, et Lavepeal võtaksid minu kodulehelt lihtsalt selle URL-i järgi selle disaini, mida ma siin kasutan. Kõik need värvid ja fondid ja kõik asjad ja Lavepeal saab sellega väga hästi hakkama. Claude Code kohe otsast peale alustades mitte nii väga. Aga siis, kui sa tahad mingit funktsionaalsust juba teha näiteks või mingit suuremat asja sinna ehitada, siis tavaliselt ma soovitan kolida kuskile üle mõnda teise tööriista. Esiteks, Lavepeal on üks kallimaid tööriistu, aga ka sellepärast, et ta on alguses kõige parem. Aga siis Claude Code mingites kombinatsioonides teiste tööriistadega on võib-olla palju soodsam ja tegelikult ka palju võimekam mingite keeruliste küsimuste ja keeruliste asjade ehitamisel. Alissal on ka küsimus seoses kodulehega, et kui see on Lavepealis tehtud, kuidas ühendada oma kodulehele turvalisus, küpsised ja et oleks turvaline? Siin iga selle tööriista sees tegelikult on see turvalisuse koht ja kuigi ta siin praegu tõesti mõtleb ja mul on tunne, et ma pean teile aja kokkuhoiu mõttes näitama võib-olla seda, mis ma eile tegin, vast ei pea. Aga ühesõnaga turvalisuse mõttes on see, et alati, kui sa hakkad avaldama, siis alati nendel on selline koht, kus ta näitab sulle, et vau, et siin on mingi security risk või et sa pead need asjad ära parandama enne, kui sa midagi avaldad. Ehk siis, et iga tööriista sees on see, aga see on kindlasti koht, mida tasub üle rääkida veel mõne teise keelemudeliga ka, et mul on selline äpp, selline kood ja et mis asjad on veel need, millele ma peaksin mõtlema. Kodulehtede puhul ma lihtsalt ütlen seda, et mida üldse ei räägita ja Lavepeal alati ütleb, et tehke kodulehti siin. Lavepealiga tehtud leht ei ole SEO mõttes hea. Sellepärast, et ta on sellise framework'iga tehtud, mis ei toeta seda hästi. Ehk siis, et seal on jälle natuke teine, et ma selle kodulehe puhul, mida ma tegin ka põhimõtteliselt alguse tegin Lavepealiga ja edasi tegin Claude Code'iga, oli see, et ma tegin disaini Lavepealis valmis ja siis ma kolin üle Claude Code'i ja ütlen Claude Code'ile, et ehitame selle sama ümber siis sellesse Next.js formaati, mis on parem SEO mõttes ja on keelemudelitele ka nähtav, sest Lavepealiga tehtud koduleht ei ole. Aga Lavepealil on oma plussid, et sa saad teha selliseid lehti, mis on näiteks reklaamid suunavad sinna hästi lihtsalt või siis äpi sisemust, mis ei peagi olema SEO-ga leitav. Sa võid minu pildi lohistada jälle sinna üles paremasse nurka, see jääb muidu vaata ette sinu ekraani peal praegu. Aha, ja ta tegi valmis midagi siin nüüd siis ikkagi? Ta tegi nüüd valmis, no proovime, vaatame, kas one-shotitud asjad muidu tavaliselt ei tööta, aga ma valmistasin eile ette selle demo jaoks sellise kirjavahetuse Kei Olbrei ja Kiire Jänese vahel. Ise saatsin endale meile muff nõudmiseni, et korra näidata teile. Ehk siis ma vahetasin iseendaga 2 kirja, kus on ühe all siis ühed teised kontaktid ja vaatame, et kui ma selle siia nüüd lohistan ja panen siia analüüsi AI-ga, vaatame, kus see töötab esimese korraga või tuleb mõni viga. Ja vibe-koodimise osa on see, et tuleb vigu. See on täiesti okei. Aga näed, et disainis täna ma küll kiidan disaini Lavepeali puhul, aga ta siiski ei võtnud
font on küll õige, aga värvid on valed, ühesõnaga seda tuleks parandada, kui ma tahaksin. Aga mis ta tegi, oligi see, et ta leidis üles, et see vestlus minul on siis Kiire Jänesega olnud, kes on Tartu Ülikoolist, ürituse kuupäeva leidis üles, mis asi see on, ma saan siit üle vaadata asjad ja parandada neid asju, hinna leidis üles täpselt, et see on see kokkulepe. Ja siis, kui ma siin kinnitan ja salvestan, et siis ta tegelikult panebki mulle siia diilidesse selle kohe kirja ja ilmselt järgmine koht ongi see, et siis ma saan vaadata seda kuskilt dashboardilt, on ju. Ja kontaktides on ka nüüd kirjas. Ühesõnaga, väga lihtne selline tööriist, mis on päriselt vajalik, et mul on vaja kõik asjad panna ühte kohta. Ma ei taha trükkida, ma tahan ainult viimasel ajal kas rääkida või screenshot'e teha. Muud ma teha ei taha. Tahaks nagu üles laadida asju. Ja ma arvan, et kui täna me mõtleme neid kliendihaldustarkvarasid, mis on näiteks Pipedrive ja sellised suured, siis järjest rohkem on inimesi, kes kasutavad sealt mingit ühte juppi ja nad maksavad seal võib-olla 50 eurot kuus selle eest, et seda ühte juppi kasutada ja see ka veel ei tööta väga hästi, võib-olla minu case'i jaoks. Sinna ei saa screenshot'e lohistada, ma tean väga hästi. Ehk siis, et järjest rohkem inimesed mõtlevad, et okei, et ma teen mingi väikse tööriista enda vajaduse jaoks ja ma saan selle põhimõtteliselt, nagu ma teen selle ühe korra ära, siin võib-olla maksan 2 eurot, läheb see äkki maksma ja ma saan seda kogu aeg kasutada ise. Väga lahe. Väga hea näide. Ja ma julgustan tõesti, küsige julgelt, Liisu on ka siin küsinud, aga ma küsin kõigepealt, kas sa oled arvestanud, et meil on pool tundi, kiirustad sa ise kuskile praegu? Mina ise ei kiirusta kuskile, ma mõtlesin lihtsalt, et teil on selline formaat, et siis ma ilmselt räägingi palju kiiremini, kui ma tavaliselt räägin. Aga ei, minul on aega, et kui küsimusi on, ma hea meelega vastan. Ja, et Liisu küsib siis seda, et kas Lovabelliga on võimalik paluda kujundust teha oma kodulehe temaatikaga ja kas saab selle oma lehele koodiga lihtsalt sisestada. Et siis Liisu, sa võiks täpsustada, kas su koduleht on WordPressi peale tehtud näiteks. Ma olen ise katsetanud küll niimoodi, et olen pannud neid sektsioone, kujundatud sektsioone sinna WordPressi lehe sisse, kui kiiresti on vaja. Jah, ma ütleks, et kõik need asjad on võimalikud. Lihtsalt neid eri case'e ilmselt on, et millise koodiga, kus sa mingeid asju ühendad ja kuidas sa teed, et kas sa paned nagu mingi sektsiooni, mis on nagu embedded sinna, on ju, et lihtsalt teed selle variandi näiteks, kui sul on, ma ei tea, Wix Studios tehtud leht või et siis sa saad sellist varianti kasutada, aga kõik need küsimused on need, mida tegelikult keelemudel sul oskab öelda. Ehk siis, et kui sa küsid kas Manuse või Claude'i või kellegi käest, et mul on selline case, ma teen Lovabelliga sellise saidi ja et ma tahaks teha, et see on integreeritud mu kodulehele kuidagi, et kuidas seda teha, siis ei ole olnud sellist case'i, kus mingi asi on, et nii ei saagi teha. Mõni asi võib olla natuke lihtsam ja mõni natuke keerulisem, aga tegelikult on kõik tehtav. Väga äge. Nii et põhimõtteliselt see rakendus, mida me praegu ekraanilt nägime, sa tegid siin jutu käigus ise samal ajal. Jutu käigus ja ma tegin selle ühe promptiga ju, on ju. Ma mitte midagi muud ei kirjutanud, kui täpselt see jutt, mis ma siia alguses kirjutasin, et tee mulle selline CRM ja põhimõtteliselt see töötab. Ja see edasi on nüüd see, et okei, et ma tahan võib-olla näha mingeid asju veel või et see, mis mul täna siis pärises laivis on, ongi täpselt tehtud nii, et ma saaksin seda kasutada nii, nagu ma ise tahan. Et ma tahan näha kontakte, ma tahan panna ka task'e mingite asjade külge, näiteks, et mul on esmaspäeval EBS-is selline tudengite häkaton ja et ma tahan võib-olla panna siia mingisuguse task'i, et ma pean mingisuguse asja ette valmistama näiteks või midagi sellist, on ju. Ja siis ma saan selle task'i veel siin ühendada täpselt nende diilide ja eventidega ka. Ehk siis täpselt see, mida ma tahan ja võib-olla 3 nädala pärast, ma ei tea, ma praegu just panen kokku sellist vibe-koodijate kogukonda ja võib-olla mul tekib seal kogukonnast mingi info, mida ma tahan siia ka, siis ma teen selle lihtsalt siia juurde, et sul on nagu võimalus alati lihtsalt kasvatada ja teha oma tarkvara selliseks, nagu sa tahad ise. Ma ei tea, reede õhtul, laupäeva hommikul sa ei pea ootama, et kas arendaja saaks mulle selle featuuri teha, ma ei tea, 3 nädala jooksul juurde. Et see on nagu imeline tunne, kui sul on see võime niimoodi tarkvara luua ja mis ma nagu selle programmiga, inimesed, kes seal programmis täna on ja muidu workshopides ka, et üks asi on see, et sa õpid vibe koodima ehk sa õpid AI-ga seda tarkvara tegema. Ja see on imeline oskus. Aga teine asi, mis nende inimestega juhtub, on see, et on see mõtteviisi muutus. Nad olid siiamaani tarkvara tarbijad. Nad tarbisid seda nii, nagu neile oli ette öeldud, et see maksab 30 € kuus, võta või jäta. Ja sellest hetkest, kui nad oskavad seda, muutuvad nad tarkvara loojaks.
ehk siis nad saavad ise valida, mõnda asja ostan, okei, noh, ma ei hakka Slacki uuesti tegema ja mingeid asju ma ostan hea meelega, mis on hea tarkvara, aga mõne asja, näiteks nagu see CRM, ma teen endale ise, sest ma ei leidnudki sobivat ja ma ei ole nõus sellest maksma kellelegi noh, 50 € kuus. See ei too minule nii palju väärtust, et ma oleks nõus selleks. Ehk siis, et see mõtteviisi muutus, et sa saad nüüd ise neid asju endale luua oma töö jaoks ja ka müügi jaoks tegelikult on nagu imeline ja seda on väga äge vaadata nende inimeste puhul. Ja noh, sealt edasi tekib see, et miks ma seda kogukonda täna kokku panen, on see, et meil on vaja sellist anonüümsed vibekoodijad kell 3 öösel, et keegi ütleks seal, et kuule, et lähme nüüd magama. et mis tekib see, et neid ideid hakkab äkki juurde tulema, et kui enne sa tuled sinna programmi või workshopi, et ma täpselt ei teagi, et äkki mul ei tule seda ideed, siis see ei ole probleem. Neid ideid hakkab tulema liiga palju ja sa ei tea, mida kõike valmis ehitada ja aeg hakkab puudu jääma. Ja, et see õpiprogramm nüüd, mis te Jaanikaga veebikoolis teete, on kestnud nüüd mingi paar nädalat vist vähemalt on või? Jah, meil on 4 kohtumist ja 3. tuleb nüüd sellel teisipäeval jah, et me oleme poole peal oma programmiga. Ja kuna esimene grupp sai meil nii suure hooga täis, et siis me alustame uue grupiga nüüd 29. jaanuar ehk siis järgmisel nädalal tegelikult saab veel liituda. Et ma Jaanika käest kuulsin, et noh, lähiajal teil rohkem nagu plaanis seda ei ole, nii et tegelikult praegu on ikkagi nagu suht hea hetk, et kui sa tahad nagu õppida ja saada neid kiirteid, mida keegi käest saab ja ka teiste kasutajate käest on ju omavahel seda infot nagu jagades, et üksinda lihtsalt sa võid kulutada seal 10 tunde mingi väikse asja peale ja tegelikult keegi võib sulle selles õpiprogrammis anda nagu selle kiire vastuse kätte. Et 29. alustate, et räägi, mis seal programmis toimuma hakkab? See programm on meil niimoodi üles ehitatud, et see esimene kohtumine on see, kus ma räägin natuke pikemalt kõigest sellest, mis me täna siin ka rääkisime, et miks see oluline on, mis maailmas toimub tegelikult, kuidas see vibe koodimine ei ole enam ainult mittetehniliste inimeste asi, seda kasutavad ju tegelikult kõik. Ühesõnaga, Claude, hea näide on see, et Claude Code on Claude Code'i enda tehtud, ehk siis AI teeb AI-d. Ehk siis, et suured ettevõtted kasutavad ja räägin natuke sellest ja seal ma näitan hästi põhjalikult alguses Lovably. Ma näitan täpselt siis, et kuhu kood tekib, kus on süsteemi prompt, mis on selle koodi kõige olulisem osa tegelikult, ehk siis, et mis su äpp teeb, et see on seal kirjas ja kuidas seda muuta ja kuidas aru saada, kui mingi asi töötab ja ei tööta. Ühesõnaga seda tarkvara osa selle Lovably taga, ehk siis, et mis seal nagu taustal toimub ja kuidas neid asju muuta ja kuidas asju paremini teha. Ja ühesõnaga see esimene kohtumine on selleks, et ma tõesti väga põhjalikult tutvustan seda Lovably, tutvustan seda, kuidas selle vibe koodimise flow käib, milliseid tööriistu seal disainis kasutada ja nii. Ja vastan kõigile küsimustele, mis siis tekib. Selle esimese kohtumise lõpuks on inimesed sealmaal, et nad teevad Lovably lahti ja nad peaksid aru saama, et okei, ma hakkan niimoodi tegema ja oskavad seda kasutada. Siis ja meil on seal vahepeal on siis Facebookis grupp sellele grupile tehtud, kus siis nad saavad ka lisaks küsida ja jagada. Teisel kohtumisel nad näitavad neid asju, mis nad on valmis vahepeal ehitanud ja see on nagu, meil just oli see ära ja see on täiesti uskumatu. See on lihtsalt nagu iga kord, ma olen juba näinud ju kõike, ma olen paljudele teinud seda töötuba, aga iga kord on nii, et keegi nagu üllatab, et meil on seal grupis prouasid, kes on, sa saad aru, et sa pead teda juhendama, et vaata, vajuta sealt see nupp ja vaata, seal kõrval on see ja ühesõnaga, et nad saavad nagu arvutiga väga, selles suhtes, et väga tublid saavad hakkama, aga kindlasti mitte tehnilised inimesed. Ja siis nad ehitavad selliseid asju, et me nagu vaatame, et vau, et kuidas see üldse võimalik oli. Ehk siis, et nad jagavad omavahel kogemust. See on väga hea selles mõttes, et teised näevad, mis veel võimalik on. Seal alad ja probleemid on meil üsna nagu sellised, mis on meil kõigil. Et see tuleb välja. Teiseks seal oma jagamiste käigus tuleb küsimusi ja ma näitan veel juurde mingeid asju, et kuidas mingeid asju lahendada, mis on tegelikult kõigile kasulikud. Ehk siis see omavahel jagamine on nagu ülioluline osa. Ja siis see 3. kohtumine, mis meil nüüd on selle esimese grupiga ees, tuleb teisipäeval. Ma näitangi, et mis nüüd edasi saab. Et nüüd sa oled vibe koodija, sa oskad Lovably's asju teha. Sinu äpid on seal Lovably's avaldatud ka ja inimesed juba kasutavad. Et mis nüüd edasi saab?
et mis on need teised tööriistad, mida ma veel soovitan teha, kuidas sellise edasijõudnud vibe-koodi ja setup välja näeb, kuidas mina siis täna päriselt neid muid asju ehitan, ehk siis kursor, Claude Code, Supabase, noh, mingid sellised asjad, et kuidas jätkusuutlikumalt võib-olla teha, kui sa tahad lavapallist väljaspool asju ka lõpuks teha. et selline natukene nagu selline edasijõudnute osa siis tuleb ja siis viimasel korral siis on jälle selline jagamise koht, et kus saab veel küsida ja jagada ja et mis siis lõpuks valmis sai ja kuhu kõik nagu välja jõudsid. Aga jah, et meil on see grupp nagu, see on mu esimene selline programm, kus ma teiega koos teen seda, et see on kuu aega, et mul tavaliselt sellised päevased workshop'id, võib-olla on mingisugune jätkukohtumine ka, aga selle väärtuses ma näen seda, et kuna see grupp omavahel suhtleb ja jagab ja küsib ja et see tegelikult on nagu oluline, et sa saad teiste käest ka õppida ja kõigil on nagu hea tunne see ka, et kui midagi välja tuleb, sa saad kohe kellegagi jagada. Sest vibe-coach'ite puhul on see, et kes käivad mu töötoas, mis on päevane töötuba, siis nad hiljem kirjutavad mulle ja siis nad jäävad hätta sellega, et sa oled nagu nii ägeda asja ära õppinud, sa teed nii lahedaid asju, aga keegi teine sellest aru ei saa, on ju, su pereliikmed ei vibe-code'i, siis nad ei saa aru. Ehk siis ma soovitasin juba selle esimese grupi inimestele, et kutsuge nüüd pereliikmed sinna teise gruppi, sest siis teil on kodus toredam vestelda nendega. ja väga lahe, minul oli ka nii, et ma jagan korraks seda programmi siin ekraani peal ka, aga mul oli samamoodi, et mina alustasin, siis ma ütlesin oma mehele, et oota, kui sa proovid, on ju, siis istud sina ka öösiti üleval ja juhtuski niimoodi. Meil mitu on ööd sama. istus tema öösiti üleval. Aga see programm siis algab 29. jaanuar ehk siis järgmisel nädalal ja praegu saad siis sellega liituda, et ma näitan korraks siin siit maandumislehelt saad ise rohkem uurida ja kui sul küsimusi on, siis kirjuta info@veebikool, et kindlasti anna teada, kui sul mingid küsimused on, siin on rohkem infot kõige selle kohta. ja siin on siis põhimõtteliselt kaks sellist paketti ja võimalust, et üks on see, et sa saad valida ka enda jaoks niisuguse paindlikuma makse, et kui sa teed esimese sissemakse 149, siis sellega saad kohe pardale hüpata ja säästad siis, kui sa teed korraga makse. aga see sisaldab 4 nädalat siis vibe-koodimise meistriklassi, praktilised töötoad, kodutööd, kõigest sellest, mis Kei juba rääkis. sulle jääb ka järelvaatamiseks ja see kogukond jääb sulle avatuks, see Facebooki grupp, et see on ka nagu hästi hea, et sa tõepoolest saad seal edasi põrgatada ja vahetada neid kogemusi ja mõtteid. ja lisaks Jaanika paneb päris palju rõhku selle turvalisuse peale ka, et noh, on ju lugusid olnud selle vibe koodimisega, kuidas inimesed on pannud oma API võtmed ja mis iganes asjad ja on kaotanud reaalselt raha ja klientide andmeid ja nii edasi, et siis meil eile õhtul just oli veebikoolis Tiia Sõmeriga, kellega tuleb meil küberturvalisuse programm ka, oli niisugune live, kus ta siis rääkiski, mis on need sellised ohud, ehk siis sellised boonuskoolitused nagu Jaanika enda Google Workspace'i arvuti kasutamise muud asjad, pluss siis ka turvalisuse osa tuleb siis nagu siia õpiprogrammi juurde veel. Et mis see siis annab, see annab sulle võimaluse tegelikult, nagu Kei rääkis, esiteks iseendale neid tööriistu luua, on ju. Teiseks, kui sa töötad kuskil, olla palju parema siis sellise tööturu väärtusega, et ongi nagu sa tõid need näited, on ju, et inimene, kes läheb, teeb mingit, näitab mingit kuiva Excelit versus inimene, kes näitab mingit ägedat presentatsiooni, on ju, ja nii edasi. aga meil on mõned küsimused ka siin veel. ma küsiks need ka siis ära. võta, ma nüüd kerin natukene ülespoole siin jällegi. Helena küsib, et kas see, ma arvan, eeldan, et ta küsib selle lavapalli kohta, aga kas ta teeb siis mitmeid keeli? SQL, Java, Python. ei, lavapallil on konkreetne keel, mida ta teeb ja see on, kasutab TypeScripti ja Reacti ehk siis, et see ongi see teema, miks näiteks see sobib äpi sisemuseks hästi ja maandumisleheks, kuhu midagi viib, aga seo mõttes mitte nii hästi. ehk siis iga tööriist on erinev. näiteks on V0, mida ma olen ise kasutanud ka, mis kasutab Next.js-i, aga muidu näeb välja nagu lavapall. ehk siis see on ka see, mida sa peaksid keelemudelilt enne uurima, et kui sul on väga konkreetne soov, et sa tahad sellest teha, et siis, aga noh, mina lahendan seda täna niimoodi, et ma teen selle disaini seal lavapallis ja siis ma kolin Claude Code'i ja Claude Code tegelikult teeb kõike. ehk siis sealt saan öelda, et ma tahan tegelikult selle äpi siis selle disaini ja nende komponentide järgi, aga et ma tahan selle teha ümber mingisse muusse framework'i ja mingisse muusse keelde. Kristjan küsib, kui alustada vibe koodimisega, pakkudes näiteks erinevaid lahendusi ettevõtetele, siis mitu ai oleks vaja, ehk siis küsimus eelarves.
ChatGPT, Claude, Lovable, Mhm. et näitena pakkuda nii-öelda väiksemaid personaalsemaid ai lahendusi ettevõtete jaoks? Kui ma saan sellest õigesti aru, et põhimõtteliselt siis nagu, et kui sa tahaksid teha Lovable'iga mingisuguseid asju, mida sa müüd klientidele, on jah, ju? palju sina kulutad ai tööriistade peale kuus, noh näiteks? Tead, mul on see olnud erinev ja mida ma alati teen, on see, et kui ma mingit asja upgrade in, siis ma tavaliselt kohe teen selle subscription'i nagu sel samal hetkel tagasi ka, nii et ta nagu automaatselt ei oleks see upgrade itud edasi ka, sest vahel ma ei kasuta. Näiteks ma olen Maanuse eest maksnud ka 200 eurot kuus, kui mul oli päriselt vaja teha nagu, noh, ma alguses tahtsin arutada kõike äriplaane ja kõike, ma ei tea, mida kõike, aga täna ma maksan 20 euri kuus või 30 või midagi sellist. Ehk siis, et see natukene oleneb, milliseid tööriistu sa kasutad ja mille jaoks, et see nagu kõigub, ma ütleksin. Ma ütlen, et Lovable'iga, noh, see pakett, kus sul on, esimene on selline $25 ja järgmine $50, et noh, selline $50 piiri peal sa saad nagu tegelikult kõik asjad enam-vähem, ma arvan, tehtud isegi. noh, oleneb mahust, on ju, kui sa teed 10 rakendust päevas oma klientidele, siis sa maksad rohkem, aga sa saad ka klientidelt raha selle eest, on ju, küsida. Ehk siis jah, ja üks keelemudel võiks vähemalt olla selline, mis sul on ikkagi nagu pro ehk siis, et millel on see reasoning ja thinking mudel ja mis on nagu päriselt hea, et ehk siis neid tasuta versioonides tihtipeale neid asju ei ole. Ja Claude Code'il täna ma maksan, upgrade isin just, sest seal on niimoodi, et Claude Code'iga on nii, et sa saad 5 tunni jooksul mingi teatud sõnumite või tokenite arvu kasutada, siis pead ootama. ehk siis, et kui sa võtad selle 20 eurose paketi, siis sa saad teha kõike, aga sa pead pause tegema, mis mõnes mõttes võib-olla on hea. Aga mina upgrade isin siis praegu 100 peale, aga ma noh, täpselt, et mul oli kunagi ka Lovable'is läks mingi 100-200, aga täna ei lähe peaaegu üldse, sest ma kasutan seda ainult disaini jaoks ja siis see võtab vähem, et see oleneb jah. Aga ma ütleks, et kui sa oled selline ettevõtja, kes teeb ai tööriistadega oma klientidele asju, siis sa võid arvestada küll, et see kulu on selline 300, 200, 300 ja võib-olla siis kõigub. Aga noh, sa saad klientidelt ju küsida raha selle asja eest, mida sa neile teed, nii Absoluutselt. et jah. Ja just selle veebikõne alguses me rääkisime, et mis siis saab, kui sa tellid need asjad arendaja käest, on ju, et siis oleks see kümnetes tuhandetes. ja mul on endal olnud hetki, kui ma, noh, Replit on ka üks vibe koodimise tööriist, mis näitab sulle üleval menüü real, palju mingi nagu asi maksis, mis sa just tegid. Ja siis, et jah, ta on, ma ei tea, mingisugune 70 senti ja 80 senti ja 2,50 ja niimoodi. Ja siis ma mõtlesin üks päev õhtul, noh, ja ta tegi nii palju vigu ka, mis ei olnud üldse nagu minu viga, on ju. Ja siis, aga noh, lõpuks sain valmis selle, mis ma tahtsin teha ja vaatasin, et noh, et näed, et täna läks, ma ei tea, 8 eurot selle või $8 selle asja peale. Ja tekib nagu see tunne, et kui kallis. Aga siis saan aru, et aga kui ma oleks selle featuuri arendajalt tellinud, noh, siis see oleks vähemalt, no ma ei tea, 500 eurot kindlasti olnud ja sinna oleks läinud palju rohkem aega ka, ehk siis, et millega võrdled, et jah, me oleme harjunud, et me saame noh, äppe ja asju tahaks hästi odavalt saada, aga need on lihtsalt need äpid, mis sulle päriselt väga palju väärtust toovad, seega noh, nad võivadki olla natuke kallimad. No väga äge, igal juhul 50 inimesest, kes alguses siin laivis oli, on saanud praegu 71 inimest ja muudkui võiks täiega edasi panna siin. Ja ma loodan, et me oleme siin sütitanud sind Keiga selle samasuguse kirega, mis meil mõlemal on selle vibe koodimise vastu, näha neid tulemusi, näha, kuidas sul on võimalik oma äri kasvatada, näha seda, kuidas tegelikus reaalsus ongi see, on ju, et noored poisid, kes on võtnud, on praegu miljonärid, on ju, mingite tööriistadega, et ka see on päris reaalne, et sa võid ehitada mingi tööriista ja mingi äppi ja sellega hakata reaalselt raha teenima, et võimalusi lihtsalt on nii palju, et tuleb oma käed sisse pista. Ja ma kutsun tõesti väga-väga liituma teid järgmisel nädalal algava selle õpiprogrammiga, 29. jaanuar alustab järgmine grupp. minu meelest just näiteks selle vibe koodimise puhul grupis tegutsemise eelis on see, sest tegelikult tõesti, sa võid võtta Youtube'i, sa võid võtta nagu mingi kursuse kuskilsuguselt Skillshare või mis need on need kohad, kus need Udemist on ju. Aga eelis on see, et kui sa grupis teed, sa saad palju kiiremini infole ligi, sest ai tööriistad muutuvad niimoodi, et sa hommikul ärkad üles ja sa vaatad jälle mingi uuendus on olemas. sa ei suuda üksinda nende uuendustega ennast kursis hoida, aga grupis ongi see, et inimesed jagavad kiiresti mingeid kogemusi. noh, näiteks praegu see, mida sa oled Kei andnud, seda infot on ju, see on ju sinu enda praktilise kogemuse tulemusel, et kasuta Manust, saad paremaid tulemusi. Tee subscription, lõpeta kohe ära, on ju. Et meil pole vaja nagu kulutada oma aega, energiat, et ise neid ämbreid kolistada, kui meil on võimalus tulla ja õppida kellegi käest on aasta aega seda teinud juba, nagu sina näiteks.
et kindlasti hüpake pardale, proovige ära. Kui te täna proovite, siis ma ütlen teile, et nädalavahetus on teil garanteeritud. Hea küll jah, et loomad tuleb viia varjupaika ja lapsed vanaemade juurde ära saata. Tavaliselt alati esimestel 2 päeval kõik inimesed lõpuks õhtul kirjutavad mulle, et appi, et ma pean homme vaba päeva võtma või ma võtan puhkuse ja ma teen mingi asja ära. Et jah, see on lihtsalt nii äge tunne, kui sa saad aru, mis kõik võimalik on. jah, et selle hoiatuse me oleme ära öelnud, et sõltuvusse sa jääd, kui sa proovid. Jah, seda Jah. küll. No väga lahe, aga siis Gisela küsib, et millistel kellaaegadel toimub tegevus grupis, et üldiselt on ju see grupp on ju kogu aeg avatud, igaüks võib sinna öösel kell 3 ka postitada, jagada midagi. Aga need kõned on teil õhtuti, eks ju? Ja, need on teisipäeviti, nüüd sellel teisel grupil, see algab neljapäeval, aga siis ta läheb üle teisipäevaks. Aga jah, need on õhtul kella 6-8, et siis, kui te olete kuskil palgatööl, et siis peaks sobima. Ja noh, kui ei sobi, siis saab saata ju ette ka küsimusi ja saab Ja, järgi lihtsalt järele vaadata. vaadata, on ju. Et igal juhul on see, et tasub nendest osa võtta, sest sa saad küsida, noh, et kui sul kuskil tekib mingi takistus, mingi mõte, mingi asi, mida sa tahad teha, kohe põrgatada läbi. Ja jah, et selles mõttes on hästi paindlik, et tõesti 4 kohtumist on ju õhtuti ja ülejäänud aeg tegelikult kogu asi toimub grupis ja veebikooli poolt tuleb siis veel lisaks neid boonuskoolitusi, mis on turvalisuse koolitused ja üldse arvuti kasutamise koolitused, et seda, mida teil sinna juurde vaja läheb, et ainult küsige, siis meil veebikoolis on palju häid materjale, mida saame nagu abistamiseks juurde anda. Et siis loodetavasti näeme, kes meil täna siin olid vaatamas-kuulamas, huvi on olemas, nii et loodetavasti näeme, kes veel ei ole esimesse gruppi sisse saanud, siis tulge jaanuaris järgmine nädal siis sellesse teise gruppi, sest ega nüüd kevadel meil rohkem plaanis seda ei ole, nii et võib-olla sügisel on ju, kui Jaanikal õnnestub Kei ära rääkida, aga ei tea. Kalender tõesti täitub mul, et see teema on popp ja praegu on täpselt õige aeg seda õppida, nii et jah, tasub praegu see ära teha. Väga lahe. Aga aitäh sulle, Kei, aitäh kõigile ja jagagem siis, mida me vibe-koodime üksteisega. Väga lahe. Ja ilusat päeva! Ilusat päeva, toredat nädalavahetust!